No ütleme, et ilm on siuke täiesti kõva kalapüügi ilm. Et vaja natuke sadas vihma ja ongi vinge. Et ma lähen välja siis uue latiga. Nii 0 grammi ja siis ma võtan ka selle väikse läbijooksva kaasa. Ja siis söögiks võtan omale ilma rahata sain selle täna hommikul. Ilma rahata sain. Kuna selle eile kukkus kuupäev, siis täna nad võtsid ära visata. Mõtlesin, kuule nalja teed või kalurile kohe. Kalur saab ka natukene krevetti süüa. Sest ma ei ole krevetti ei söö nii palju, ma neid ise ei saa. Ja siis läks kaluri lõunaks ja ma arvan, et kuule, see, mis eile Taanis, see, mis täna või eile kukkus kuupäev ja täna see on veel nii värske, et Eestis nii värske toit üldse poes ei olegi. Ja siin on väike siuke punane jook kah kaasa. Ja polegi midagi. Tuleb minna tööle. Vaata, ma neigi taha. Üks. Päris korralik siuke. Ilus poiss, ütleme niimoodi. Ja võttis musta valget. Aga noh, ma ei või filmida, selles on asi. Siin on mingid kuradi sakslased, kes oi. Siin on kuradi mingid sakslased, kes vene keelt kõnelevad sakslased. Ja neil oli, see on ilus, see on siuke 2-3 kilo. Läks purks raisk. Ja teema on selles, et nad ei luba. Kui nad filmi peale lähevad, siis lubasid maha lüüa. Ja mäletate viimane seltskond, kes nüüd siin oli. See sama teema oli, et ei võinud filmida. Väga verised olid selle peale. Kuidas ta vaatleb. Väga verised olid selle peale. Vanasti võis filmida, nüüd enam küll ei või. Nad lähevad seal. Aga ma pean landi kiiresti uuesti otsa ja hakkab uuesti pihta. Ma olen midagi. Mul on vaja üks 20 kilo kätte saada. Siis on koju ära. Et ma proovisin siin. Sellele tuli otsa. Sellele junnile tuli ilusti otsa. Aga läks minema. Aga see on tavaline ka. Sellega nagu on raske kätte saada, sellepärast, et ta on nii pehme, ta jaagi ära. Noh. Huvitav. Mis need ülelased on? Kala sees. Ma vahet seal. Nüüd võib-olla te küsite kõik, miks ma karjun kohtu. Seal on väga lihtne teooria. Sellepärast, et kui sa elad Viljandi naisega koos, siis mees on kodus nagu vangis. Ta on täis lohk, ütleme nii. Sa käid kõrvad lontis ja kuulad ja täidad käsku. Okei, naine, vaatame siis, mis täna palju me teenisime. Oi, bled raisk! Palju on? Ma jõud tõsta, see on rohkem veel. 20, jah. 20 kilo või? Jah. Mõni on päris korralik, ütleme nii. See on ikka
ilus kala. 20 kilo. Ja ma vaatasin, mõnel oli mari ka sees. Et 20 kilo, ütleme roogitud siis kuskil 17,5 kilo. See on tonn 700 euro. See on 225 euri. 225 euri on see. Nii et meie kulutused olid kuskil 25 tänase päeva jooksul. Plus ma sain netost ilma rahata söögi. Siis 25 euri oli kulutus, no ütleme 2 sotti euri puhast. Ja kui sa tahtsid 2 siga saada, siis selle kala me võime vahetada praegu 2 sea vastu. Me saame 2 siga, 1 siga kaalub 120 kilo. Tahan küll, jah. Me saame 240 kilo sealiha vastu 25 krooni eest, 25 euro eest. Me vahetame selle kala praegu ära. Ja pluss on mari, mõnel on mari sees. Nii et mari on ka veel mõnel sees, ütleme, siit võib-olla nipitab kuskil 500-600 grammi marja. No jõulud on tulemas, ma pean hakkama vaikselt harjutama, kuidas ahjupraadi teha. Nii et siga on vaja. No seal siis tuleb, ma teen need kalad ära, siis paneme nad vahetame sea vastu, siis 2 siga, ega ühte pole mõtet võtta, siis kui teha. Ma arvan, siis korraga juba 2, jah. Siis meil on süüa nii, et jotta või maita. Ja nüüd, jah, võiks vaatab, kui ma need ära teen, siis saab väikse kokkuvõtte ka veel teha, mis tuli välja, ütleme konkreetselt, sellepärast, et palju huvitav on, palju marja tuleb. Ei saa ütelda, et kehvasti läks, et mis see on? See on 3-liitrine vann on ja võib-olla isegi suurem, ma ei tea. Ja vaadake, milline mari oli sees. Juba kotist väljas. Oli ka paar tükki, kus on kott sees, aga enamus on juba kotist väljas. Nii et väga vinge. Ma panin mütsi kähe, sellepärast mul hakkas natukene pea valutama. Ja polegi, ülejäänud läheb siis kõik see kuradi trobikond, mis ma täna kätte sain. Aga no liha on ilus ikka. Ilus punane. Väga ilus. Ütleme see trobikond, mille ma siin täna kinni püüdsin. No see läheb omale. Selle ma panen soola sisse ja homme hommikul söön kõik selle ühe korraga ära. See kuradi kõik läheb siis lepaossi 2 seal. Ega siis kui sa oled olnud Viljandi naise saanud, siis sa ju tead, et sa saad laupäev ega pühapäev ka rahulikult olla. Nüüd homme. Kõige hullem on see, et see siga tuleb veel põllu pealt kinni võtta. Need on sellised sead, mis lasevad ise mööda põldu ringi. See tuleb sealt kinni püüda. Need 2 tükki. Ja siis maha koksata ja siis karm maha võtta jott või matt. Ma ju aitan. Kuule, viimane kord sa aitasid niimoodi, et vedasin nagu telliskivi kaasas kogu aeg. Jaa, muidugi. Ja sa aitasid küll, jah. No jah, ega polegi midagi, siis tuleb ära anda. Kuigi ma lihtsama meelega võtaks 200 euri ja pluss mari on ju boonus. Kui siin on praegu, ütleme, 1,5 kilo mari ja siis rahaks teha, siis me võtame palju 15 euri 200 grammi eest. Ei, 13 euri 200 grammi. Ökomari ka võndis. Kui seal on 1,5, palju see teeb siis? 13. Ma panen puusalt, ütleme, võib-olla 100 euri veel juurde. Praegu siin saaks 300 euri. Ja siis saaks ise veel kõhutäis sellest soolakalast on. Ja Junior saaks ka väikse tüki, on ju, Junior? Terrorist oled. Mulle ka selge kokkuvõttes võibki öelda, et väga vinge päev oli ja ma pean edasi veel nüüd puhastan nad, lasen veega üle ja ongi korras, lähevad marinavad ära ja homme suitsetan nad ära. Sest ma ei tea, kuidas nad tahavad, ma võib-olla kirjutan neile, võib-olla nad tahavad värskena saada, sest las võtavad värskena, siis ei ole üldse vaja. Ongi hea. Aga noh, vinga, ütleme. Et super, davai, lõpp kõigile. Et hästi kiiresti teile kokkuvõtteks, et müts on mul selle jaoks peas, et eile olid Ivo Schenkenbergi vennad külas ja me tegime väikselt raalivali, rääkisime juttu, kuidas mässajatel läheb pärgid, särgid ja see on maha. Ja siis tuli
täna kell 12 tulevad uued sisse. Ja nüüd ma lubasin paar trikki ja nippi teile. Ja esimene ongi see, mis on täiesti korduv küsimus kogu aeg, kas kalavõigu pealt on võimalik kokku hoida. Kas vaese inimesed, nagu vaesem inimene, klass nagu mina. Ja on. Ja ma näitan teile, kuidas. See on just marineerimistünnist välja tulnud täna hommikul. Selle väänata siia peale, natukene võid, väänata selle peale. Ja nüüd siis, kui tavaline inimene, siis ta väänab siia võib-olla teise vahele, või leivatüki vahele ja siis paneb marja või midagi veel juurde. Nüüd enamus restoranid ja kõik teevad niimoodi. Siis vaestele, kes ei taha nagu palju raisata, ütleme nii, et keerake see lihtsalt tagurpidi niimoodi. Korras. Määrige või otse siia. Nii. Siis võite panna veel ühe tüki kala, ütleme, kala ei ole ju, leib on ikkagi täna, ma sain aru, teraviljad ja värgid, need on nagu kallimaks läinud. Ja siis kühveldage lihtsalt kõvasti marja peale. Et ja niimoodi. Ja siin ongi teil väike siuke korras ja panete natukene siin noh, nii. Ja mis te näete siis? Mis te näete, kallikesed? Esimene trikk. Te olete kokku hoidnud ühe leivaviilu. Vaat see on kokkuhoid. Ütleme nii. Ja nüüd ma proovin kohe ära. Ja siis ütlen teile ilusti kohe, mis maitse sellel on, kui te nii palju leiba ei pane. Tõesti fantastiline. See oli esimene trikk.